Tere kõigile! Väga tore on näha, et teid on siin tõesti nii palju. Tore oli näha ka tuttavaid nägusid, teeb kohe kuidagi natukene enesetunde kergemaks. Ma arvan, et mul ei ole privileegi nii suure auditooriumi ees vähemalt veebis veel esineda. Ja mis puudutab küsimustesse, siis kuna meid tõesti on siin üle 300 inimese, siis mulle tundub, et kui te hakkate küsimusi siin vahepeal märku andma, siis meil läheb lihtsalt väga pikaks see lõunapaus siin. Ja et pange oma küsimused julgelt chati kirja, me saame selle, see chat jääb meile on ju alles Zoomist ja lõpus ka saame siis ridamisi neid küsimusi võtta ja vaadata ja mõtiskleda ka ja minu kontakt on ka siin esitluse lõpus, saate mulle pärast ise kirjutada, kui keegi tahab veel edasi mõelda. Ma võib-olla natukene maandan ootuseid selle mõttega, et kuigi ma tean, et me räägime targast õpetajast digiajastul ja väga suur ja populaarne teema on täna tehisintellekt, siis ma seda tehisintellekti teekonda väga ei lähe. Ma võtsin vastupidiselt natukene uuringuid, võtsin ennekõike uuringuid lasteajaliste laste kohta, aga saame ka arutada ja ma saan ka jagada PISA testi tulemuste kohta, kuidas seal tehnoloogiaga oli mõtestatud ja mida see kõik siis nii-öelda tähendab. Ja natuke räägin siis digipädevusmudelist ka. Aga enne kui ma sisu poole lähen, siis natuke iseenda kohta ka. Olen tõesti Linda. Kelly nii ilusti ütles, et doktor Linda-Liina Sillatt, ma arvan, et keegi pole nii öelnudki, aga nii tõesti on. Ja ma alustasin oma nii-öelda haridusteekonda lasteaiaõpetaja õpingutest. Ja sealt edasi ma olengi uurinud lasteaiaõpetajaid tegelikult kõikides oma uurimistöödes ja ennekõike minu huvi ongi siis aru saada, et mil moel toetada õppijaid ja õpetaja tehnoloogia rakendamisel, kuidas arendada nende digipädevust ja millised on siis sellised võimalused. Ja ühtlasi olen ma olnud siis juba üle 10 aastaga haridustehnoloogia valdkonna koolitaja ja õppejõud ka. Et selline minu taust on ja kui Kelly ütles, et mis puudutab digipädevuse valdkonda, siis tõesti selle 10 aasta jooksul olen ma ka siis Haridus-Teadusministeeriumi juures digipädevuse rakkerühma liige ja meie ülesanne ongi needsamad mudelid ja ka riiklikud õppekavad, kui digipädevust seal sees käsitletakse, siis ära kirjeldada selliselt, et see oleks mitte ainult poliitika kujundamise dokument, vaid see oleks ka tegelikult toetav materjal koolijuhile, õppejuhile, lasteaiaõpetajale, kooliõpetajale, ka lapsevanemale tegelikult. Aga kui me siis hüppame sellest teemasse, ehk siis tark õpetaja digiajastul, siis ennekõike ja siin ma ei lähe tõesti nüüd põhikooli või sinna 3. kooliastmesse või täitsa gümnaasiumisse, ma räägingi väikestest õppijatest, siis jaguneb see roll mitmeks. Küll aga kui me võtame nii lapse õppija kui täiskasvanu, siis me räägime sisuliselt sarnastest ootustest ja vajadustest. Ehk siis ükskõik, kas me räägime lapsest kui õppijast või täiskasvanud õppijast, kasutajast, siis teadlik kasutamine on üks asi. Ja seda tehisintellektist ma küll ütlesin, ma hüppan mööda, aga selliste tehnoloogiate nagu tehisintellekt arengu puhul on see eriti oluline. Ja teadlik kasutamine tähendabki siis seda, et milline seade on vastava siis kas tööülesande või eraelulise soovi või huvi lahendamiseks kõige parem seade. Ja kui me räägime lastest, siis lapsed seda otsust ise ei tee. Ja selle juures ongi hästi oluline see õpetaja roll ja kuidas ta siis suunab õppijat ja selle tõttu ka siis digipädevus meil riiklikes õppekavas on kuni lasteaiast kuni gümnaasiumini välja. Mõtestatud kasutamine, mis tihtipeale meile muutub kuidagi aina võõramaks, on see siis kas tehnoloogia kiire areng, on see tehnoloogiate kättesaadavus, siis me tihtipeale kasutame seda lihtsalt selleks, et saada sellist kiiret ja kerget rõõmu ja dopamiini. Ma teile ajupilte siia ei pannud, küll aga võin jagada, et nutiseadmete kasutamine paneb ajus tööle täpselt selle sama jupi, mille paneb tööle näiteks sinu lemmikšokolaad. Ehk siis sa saad sellest nutiseadme kasutamisest ja siin ei pea olema ainult ekraaniseade, võib ka olla mingisugune tehnoloogia. Saad sa sama palju rõõmu, kui sa saad šokolaadi söömisest. See on kiire, efektiivne viis kehas teha siis või keha loob sulle dopamiini. Ja ühtlasi aina rohkem ja rohkem. Meil on siin kõnelejaid rohkem. Ühtlasi on laps ja täiskasvanu tegelikult enam see ei olegi nagu väga, ei olene sellest, kas me räägime
täiskasvanud inimesest või lapsest, oleme me ka ise sisuloojad. Ja sisuloojad erineval viisil, et mitte ainult videotest ja pildisisust, vaid ka õppematerjalide loojad, mängude loojad ja kõik sellised asjad ka. Ja selle kõige juures ongi aina rohkem ja rohkem me räägime kriitilise mõtlemise olulisusest, et teha neid otsuseid. Ja jällegi, et laps seda otsust üksi päris ei tee. Ja kui me jõuame nüüd õppimisse ja räägime tehnoloogiast, siis tehnoloogia, kui ta kindlasti ühel hetkel, me räägime 2000, kui tehnoloogiad jõudsid võib-olla haridussüsteemi veel rohkem, võis olla tehnoloogia eesmärk omaette. Üks ühele arvutid ja kuidas nüüd seda enda jaoks tööle panna ja kuidas õppida arvuti kasutamise oskuseid, siis täna tehnoloogia ei ole eesmärk omaette. Tehnoloogia on lihtsalt üks õpivahend õpieesmärkide saavutamisel ja see on hästi oluline meeles pidada. Et kui mul on siia sattunud kuulama mõni robootikaringi õpetaja või informaatikat õpetav inimene, siis nende puhul selgelt räägime sellest, et see on tehnoloogia haridus ja seal on tehnoloogia ka eesmärk omaette. Aga kui me räägime üldharidusest selles kõige lihtsamas mõistes, siis tehnoloogia aitab meil lihtsalt viia valdkondlikku teadmist õppijani või siis lapseni. Ja digitehnoloogia ja digipädevus kindlasti ei võrdu ekraani ega robootikaga, mis tahes-tahtmata meil on juhtunud. Ekraan võib olla rohkem ja see on ka lastevanemate hirm, et kui palju ekraanides aega veeta ja kõike seda poolt. Aga teine, mis meil on tekkinud juurde erinevate haridusreformide juures, on robootika ka. Aga tegelikkuses on seal palju muid alternatiive ja põnevaid lahendusi veel. Miks me kasutame tehnoloogiat? Üks asi on see, et see mõnureaktsioon on see su lemmik šokolaad või toimetad sa kuskil sotsiaalmeedias, vaatad mõnda põlevat videot. Aga lisaks sellele on ka see pool, et ajule meeldib uudsus. Meile meeldib, meie ajule siis meeldib ja läbi selle meile endale meeldib avastada uusi asju ja õppida uusi asju. Ja uued asjad ei pea olema positiivselt nii-öelda uued teadmised, aga meie ajule meeldib ka see, kui me saame näiteks info, mis läheb vastuollu meie väärtusruumiga ja me hakkame vaidlema sellele ja siis läheb aju tööle ja me oleme hästi kognitiivselt kaasatud. Samamoodi ka lastele. See tehnoloogia ühelt poolt on, see tehnoloogia ise on põnev, aga teiselt poolt see sisu, mida nad tarbivad sealt siis samamoodi. Nutiseadmetes pakutav sisu, igasugused mängud, sotsiaalmeediad, see kõik on uudne. See kõik on põnev, see kõik on teistmoodi. Tehnoloogia arenduse ettevõtted on sellega loonud selliselt, et see oleks väga mugav ja lihtne kasutada meile ja seda enam on see lihtne dopamiin kiire tulema. Aga kui me räägime siis kõigest sellest uuest ja meil tekib mõnureaktsioon, siis tegelikult on see ka natukene libe võimalus on sõltuvuseks ja sõltuvus võib siis seeläbi kontrollida tähelepanu elu. Ma ei taha siin öelda, et me võiksime või peaksime hakkama nüüd lasteaedades, koolides ja nii edasi kuidagi diagnoosima digisõltuvust. Digisõltuvus on palju komplekssem mõiste. Aga just selle mõtestatud kasutamise juurde tulles, et kui me tegelikult ei ole teadlikud tehnoloogia kasutajad või see tehnoloogia ja see sisu, mida me tarbime, ei ole sihtotstarbeline ehk seda, mida me otsime, siis me lihtsalt ühel hetkel ei kontrolli seda, kui palju me tarbime. Ja sealt võivad need mured tekkida. Siin on 2 raamatut ka. Jaan Aru on täna tehisintellekti teemadel meedias igal pool olemas, aga need 2 raamatud räägivad hoopis teistmoodi sellest, mida meie aju vajab. Need on väga põnevad lugemised. Olen ise mõlemad lugenud mitu korda, ma väga soovitan, kellel on öökapilt praegu raamat puudu, siis üks neist võtta ja vaadata. See ei ole ilmtingimata seal tehnoloogiast üldse juttu. See pigem on see, et kuidas meie aju toimib ja see aitab võib-olla teil mõtestada seda, et mis siis see tehnoloogia võiks seal teha. Nagu ma mainisin, siis ma jagan teile ka mõne uuringu tulemused. Siin on siis lapsed vanuses 0–8 enne kõike ja kui uuringutega teele minna, et aru saada, siis mis see tehnoloogia roll on või mis tänane seis on, siis uuringud ütlevad hästi selgelt, et meil on täna digitaalsed kodud. Digitaalsed kodud ei tähenda ainult seda, et ühel lapsel seal vanusest 0–18, et tal on oma seadmed tingimata, mida vanem seda rohkem, aga see tähendab, et kogu see kodune keskkond on digitaalselt üles ehitatud. Televiisoritest kuni automaatsetele väravatele ja kõigele muule ka seal juures. Ja selle sees on ka kindlasti see, et millist rolli mängivad lapse vanemad ja vanemad eeskujud siis.
Lapsed on digitaalsed pärismaalased, see on võib-olla natukene iganenud mõiste, sellepärast et see tehnoloogia muutustega on keeruline mõista, kus see siis pärismaalaseks saamine alguse sai või mis hetkest. Aga alates 2008. aastast loetakse siis neid mudilisi, kes sealt üles kasvavad, digitaalsed pärismaalased, ehk siis tehnoloogia on nende jaoks igapäevane, see ei ole võõras, nad on pidanud üles kasvama selliselt, et nad opereerivad selle sees. Lapsed on ja tegelikult täiskasvanud, me oleme kõik aktiivsed tarbijad ja passiivsed tarbijad, see tähendab seda, et on olukordi, kus ma kasutan tehnoloogiat selleks, et mul on vaja probleemi lahendada, vastuseid leida, küll aga me oleme olukordades, kus me oleme passiivsed tarbijad. Üks hea näide passiivsest tarbimisest on igasugused ekraanid linnapildis. Need, kes teie seast on tallinlased, siis näiteks ka ühistranspordis on bussides on televiisorid, seal jooksevad uudised, hommikul, kui on kooli lasteaeda minemise aeg, jooksevad seal multikad. Me ei lähe bussi selle eesmärgiga, et seal televiisorit vaadata, me lähme bussi selleks, et jõuda ühest sihtpunktist järgmisesse sihtpunkti. Olenemata on see tehnoloogia meil seal olemas. Ehk siis alati ei olegi küsimus selles, et kas on hästi, kas ma reguleerin iseennast ise täiskasvanuna, et ma ei tarbi tehnoloogiat palju või ei kasuta oma nutiseadet palju, siis alati see ei olegi sellest võimalik mööda minna. Ja laste puhul samamoodi. Ja annan teile ühe väikse ülesande ka, kui ma nägin, et teie seas kuulajate seas on ka mõned minu endised tudengid, siis mõnede jaoks on see ülesanne juba tuttav, aga kui te lähete järgmine kord toidupoodi, siis proovige kükitada siukse 8-9-10 aasta lapse kõrgusele ja vaadake, kui palju seal on vilkuvaid ja tehnoloogiaga võimestatud reklaame. Ehk siis näiteks kommileti vahel on alati põnev käia ja mida näeb see mõdilane, mida talle pakutakse. Ja jällegi laps on tegelikult passiivne tarbija, aga see on niisugune nutikas viis neid tõmmata. Lapsed kipuvad olema ka mõtestamata tarbijad, jällegi, nad ei suuda teha seda valikut, milline tehnoloogia neid abistab, millise probleemi või ülesande lahendamisel. Jällegi on täiskasvanu roll siin oluline. Ja lapsed kuni tegelikult teise kooliastme lõpuni on pigem sotsiaalsed tehnoloogia kasutajad. See tähendab, et neil on vaja kedagi, kes nendega koos mõtestaks seda, arutleks nendega. On see siis hea kaaslane, on see täiskasvanud inimene, aga seda inimest on vaja sinna kõrvale, et ta saaks aru, millist väärtust see tehnoloogia talle loob. Ja sealt edasi aina rohkem ja rohkem on individuaalseid kasutajaid. Ma usun, et teil on kindlasti neid näiteid ka, kus juba lasteaialised lapsed on päris osavad näiteks tahvelarvutite või nutitelefonide kasutajad, nagu väiksed dirigendid toimetavad seal ringi ja näpp liigub väga julgelt. Aga jah, siis neil ongi väga selline lihtne oskus seda tahvelarvutit või nutitelefoni kasutada, mitte ilmtingimata aru saama, mis seal sees on. Ja lisaks ütlevad erinevad uuringud, et see vahendite variatiivsus on meeletu. Kodudes on robotikavahendid, foto-videomaterjalid või vahendid, millega saab neid luua, ekraanivahendid, sensorid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis puutuvad kokku kõigega. Millega nad tegelevad tehnoloogiaga ja siia on võetud nii vaba aeg kui ka õppimine sisse, siis enne kõike tegelevad lapsed vaba aja meelelahutusega, videod ja mängud. Videode puhul me räägime siis täiesti passiivsest tarbijast, mängude puhul on nad natukene rohkem kaasatud, nad loovad endad peas uusi teadmiseid läbi nende mängudega. Nad otsivad informatsiooni, nad õpivad, loovad ise sisu, suhtlevad ka. Üks näide informatsiooni otsimisest, mida mina vastasin 8-aastase pealt hiljuti, on Siri ja samaväärsete nende lahenduste kasutamine selleks, et infot otsida. Ja tehisintellektiga oleme me jõudnud sinna, et suured keelemudelid ka väga kenasti saavad eesti keelest aru, kuigi nad on ära kohandatud, et päris lapse häälega nad võib-olla nii reipalt seda infot vastu ei võta, aga nad töötavad. Ja kui kiirelt on lapsed selgeks saanud selle, et kui sa õiget nuppu vajutada, siis võid öelda oma telefonile või nutiseadmele ülesande. Kuule, tee mulle seda. Ja see ongi täiesti selline tehnoloogiaga suhestumise viis. Mõtlen siin natuke aastaid tagasi, kui ma veel lasteaias olime, tahvelarvuteid samamoodi kasutasime, ma ei saa öelda, et see oskus neile kuidagi omane oli. Ja tol hetkel ta oli ka täiesti inglisekeelne süsteem, et näiteks selline muudatus on viimaste aastate jooksul toimunud. Siis on uuritud hästi palju ka lapsevanemaid, et aru saada, kuidas lapsevanemad hindavad nutiseadmete kasutamist. Siis selle joonise pealt on ka näha,
Tegelikult on päris suur hulk, kui vastajaid oli 400 lapsevanemat, kui 20% ütleb, et 0–12 kuud esimesel eluaastal on juba siis nutiseade või siin puhul ekraaniseade juba kätte antud. Sealt edasi kuni siis 3. eluaastani see kasvab reipalt. Ja kui sinna tausta vaadata, mida need lapsed siis seal teevad, siis nad ongi täiesti passiivsed tarbijad, sealt nad vaatavad multikaid, midagi muud nad tarka ei tee. Ja kui täiesti aus olla, siis tegelikult ega alla 3-aastased lapsed seal midagi suurt teha ei saagi, sest et neil alles kujuneb on ju minapilt ja kuidas kogu maailm ja kuidas õppimine käib ja kõik see pool. Ehk siis tegelikult, kui vanem tuleb, ütleb, et juba kodus piisavalt vaatab tehnoloogiat või kasutab tehnoloogiat, siis ta ei kasuta tehnoloogiat, vaid need on ekraaniseadmed ja tegelikult see peaks olema väga selgelt reguleeritud ja piiratud. 5-aastaste laste puhul vaadati ka nutiseadmeid või digiseadmete kasutamist ja seal oli juba hulk rohkem lapsevanemaid ja seal mindi süvitsi, et aru saada, et mis need lapsed siis teevad seal sees. Ja digiseadmete kasutamise puhul siis selgus, et 39% lastest on iga päev laua või sülearvuti või tahvelarvuti või nutitelefoni taga. Kas siis on see teel koju või kui nad juba koju jõuavad, küll aga nad siis suhestuvad tehnoloogiaga ekraaniga igapäevaselt. Sama palju lastest vähemalt kord nädalas ja sealt läks natukene vähemaks, kus oli juba siis kas kord kuus, vähem kord nädalas või peaaegu üldse mitte. Aga tegelikkuses räägime 9% ainult, kes kunagi tehnoloogiaga nii-öelda ei ole siis 5-aastaseks saamiseni kokku puutunud. Ja kui palju siis õpetlikku sisu, need samad lapsevanemad, kes siis andsid märku, kui palju nende lapsed seal seadmetes saavad olla, kui palju see on õpetlik sisu, mida nad tarbivad seal, siis need protsendid olid täpselt vastupidi sisuliselt. Ehk siis need lapsed, kes 40%, siis 39%, kes on igapäevaselt, siis ainult 4% sellest ajast nad kasutavad siis õpetlikku või harivat sisu. Ja mõnel juhul siis ei juhtu seda mitte kunagi. Ja selle OECD uuringu tulemusel tegelikult tehtigi siis soovitused, et mil määral ja kuidas tehnoloogiat kasutada ja tegelikult öeldigi välja, et peaks see vastutus, kuna lapsevanemad on pärast mitut uuringut välja näidanud, et see oskus kodust lihtsalt ei tule, siis see peab olema haridusasutuse ülesanne, on see siis lasteaed või kool. Ja kelle vastutuseks see siis jääb? Tegelikult suuresti on see õpetaja vastutus, õpetaja ülesanne olla eeskuju ja õpetaja ülesanne siis mõistlikult lõimida see tehnoloogia õpetamisesse selliselt, et ta looks õpetamises väärtust. Ma arvan, et siit võib-olla see õpetaja kutsestandard ja riiklikud õppekavad ja kõik need valdkonnad on teile tuttavad ja omased, et mis on õpetaja ülesanne ja kuidas need reeglistikud toimetavad, aga kõige selle alus on selleks, et ta saaks õppija digipädevust arendada ja seda tehnoloogiat sinna panna, on hästi oluline, et õpetaja tunneks ennast enesekindlalt tehnoloogia kasutamisel ka. Ja õppija ja õpetaja digipädevusmudel tegelikult suuresti on sarnased ja need kirjeldavad hästi lihtsalt ära digipädevale kodanikule vajalikke baasoskuseid. Õppija puhul meil on seesama eelmisel saidil oli see digipädevus.ee, kes siin taustal tahab, on arvuti ees, tahab minna uurima, on ära kirjeldatud õppija mudel ja õpetaja mudel. Ja õppija mudel on jaotatud siis täiesti alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpuni ja ühtlasi ka lihtsustatud õppekaval õppivate laste jaoks, et millised oskused peavad erineval haridusastmel siis saavutatud olema. Kui me tahame öelda nagu valmis kodanik, digipädev kodanik, siis see juhtub gümnaasiumi lõpuks alles. Et te saate nüüd igaüks mõelda sellele, et mis haridusastmel te toimetate, siis sellest lähtuvalt on need siis ka ära kirjeldatud. Ja seal mudelis on lahti kirjeldatud erinevad digipädevusosad ja siin on ka märgitud see juurde, milliseid digipädevusi on võimalik tegelikult arendada täiesti ilma tehnoloogiata. Toon teile ühe näite. Me räägime, üks digipädevuse aspekt õppija puhul on autoriõigused. Siis üks suurepärane viis autoriõiguste teemal rääkida on kunstitunni või kunstitegevuse juures. Lapsed joonistavad, toimetavad, teevad, nende töödest tuleb kenasti näitus ja nüüd sina lähed õpetajana ja võtad Priidu ja Kati tööde nimed ja vahetad ära. Kati tööst saab Priidu töö ja Priidu tööst saab Kati töö.
ja sealt edasi saab väga kergelt arutelu vedada. Esimene punkt kindlasti tuleb juba lapsevanem. Näiteks vaatab, küsib, mis siin nüüd juhtunud on. Aga sealt edasi juba lastega arutada, et miks nii teha ei tohi, mida tähendab, kui võtad kellegi teise töö ära ja miks on autoriõigused olulised. Ehk siis digipädevuse arendamine täiesti ilma tehnoloogiata. Samas muidugi on võimalus seda sama teemat autoriõigustel arutada, kui me loome ise fotosi ja pilte ja digisisu ja kui me siis näiteks kasutame ilma luba küsimata või kui me pildistame rühmas või koolis sõpra ilma, et me luba küsiksime, et kõik need näited ka. Nüüd meie uuenenud riiklik õppekava. Natukene tausta rääkida, siis me võime täna olla rõõmsad, et lasteaia riiklikusse õppekavasse alushariduse riiklikusse õppekavasse tehnoloogia jõudis. Me kõik väga lootsime, kes õppekava arendamise juures olid, et sinna jõuab natuke rohkem seda tehnoloogia valdkonda ja mitte sellepärast, et kuidagi ümber lükata see kõik muu, aga lihtsalt sellepärast, et tehnoloogia valdkond on nii lai, aga olenemata, kui palju seda sinna jõudis, siis me oleme tänulikud, et see seal on, et luua loogiline jätk siis lasteaiast kooli mineva lapse jaoks. Sest et põhikooli riiklikus õppekavas on see juba päris jupp aega sees olnud. Aga mida ütleb alushariduse riiklik õppekava ja tehnoloogia kasutamise kohta, on siis jah, ennekõike on kasvatustegevuse rikastamiseks, ehk siis see annab juba selle sõnumi, et ta kindlasti ei asenda juba tuttavaid pedagoogilisi didaktilisi meetodeid, vaid ta ongi viis selle võimestamiseks. Ja teine hästi oluline punkt põhimõtete juures on siis see, et see keskkond, kus õppija õpib, seal peab olema see tehnoloogia juba ka kaasatud. Nii, ja lisaks siis tehnoloogia läks ka õpitulemuste sisse. Mul on siin tõesti lasteaia näide, aga ma kohe räägin kooli näite ka. Lasteaia puhul siis mina ja keskkond ja kunst enne kõike. Ehk siis üks on selline digiturvalisuse teema, eesmärgipärane kasutamine ja teine pool on siis digisisu loomine. Samas võin enesekindlalt öelda ja need, kes teie seas juba kasutavad tehnoloogia vahendeid, siis te saate aru, et ta kuulub tegelikult kõikide õpivaldkondade sisse ja seda on võimalik sinna vajaduspõhiselt ka luua. Kui me nüüd see esimese või lasteaialaps lasteaiast kooli astub, siis esimeses klassis tegelikult ei ole ta lootus enam ainult mina ja keskkond või üldse näiteks, ma ei tea, selline loodusõpetusele või sellisele ühiskonnaõpetusele suunatud teadmised ja kunstis, vaid seal tulevad juba eesti keelega või keeleõppega seotud digivahendid, matemaatika ja nii edasi. Ehk siis tegelikult meil väikene lõtk ikkagi nagu lasteaia ja kooli vahel on. Aga jällegi, mille me oleme ka erinevate uuringute jooksul teada saanud, on see, et kuna lasteaias toimuvad lõimitud tegevused, siis lõppude lõpuks see hõlmab kõiki valdkondi ja on see siis tehnoloogia seal kaasa toodud selleks, et kunstitegevuses või mõnes muus siis õppija jaoks see moodustab terviku ja tegelikult arenevad tema oskused erinevates siis kasvatustegevusvaldkondades ka. Ja natuke ma olen sellest rääkinud ka. Mainisin täiskasvanute eeskuju, aga millele ma tahaksin võib-olla tähelepanu juhtida, on tehnoloogia kasutamise selline kasuohud eesmärgid keelamine. Olen ise suurt meelt, et keelamine ei aita meid kuidagi kaasa. Keelamine võtab meilt ära mingisuguse tüki oskuseid, mida me võiksime ja peaksime arendama nii iseendas kui õppijates ja tihtipeale on keelamine seotud kontrolliga. Kontroll tuleb teadmatusest. Aga kui me räägime tehnoloogia ohust ja võimalustest, siis väga palju taandub see jälle selles, et kuidas tehnoloogiat kasutatakse. Milline on valmisolek siis sellel täiskasvanud inimesel, kes seda õppijat sinna suunab. Et jällegi tuleb, see kõik taandub õpetaja digipädevusele. Aga õppijast, ja siin me räägime tegelikult põhikooli õppijast samamoodi nagu lasteaiaealisest õppijast, siis lapse soov on tegelikult toimetada koos täiskasvanuga. Täiskasvanud on eeskujud mitte ainult tehnoloogias, vaid üldiselt me räägime eeskujust ja lapse eduelamus on seotud täiskasvanud inimesega.
kas see on oma õppimises või on see vaba aja veetmisel, ehk siis ka tehnoloogia kasutamisel samamoodi, et miks koos toimetada nii juhendamise või koos tegutsemise puhul. Nii, täiskasvanu rollist ma teile natukene rääkisin ka, et ma võib-olla siia pikalt ei jääkski, aga jah, et võib-olla üks märksõna, mida veel on infouputus, et kui te võib-olla täna mõtlete selle peale, et noh, et kus ma siis nüüd alustan, millised on need tehnoloogiad, mida ma peaksin võtma esimeses reas kasutamisele. Noh, kindlasti esimene hea märksõna on see, alustame eestikeelsest materjalist. Noh, hea näide on siin Alpa, eks ole, aga neid alternatiive on veel, aga esimene samm, ilma et sa mõtleksid selle peale, et millises tegevuses või millises tunnis ma kasutan seda tehnoloogiat, siis esimene samm on mõelda selle peale, et see oleks eestikeelne materjal või noh, sinu õppijate keelele vastav materjal, siis ütleme nii, kui sa ikkagi oled, ma ei tea, juhuslikult inglise keele õpetaja, siis sa valid ikkagi ingliskeelse materjali. Aga kui me räägime lasteealisest lapsest, siis ennekõike me räägime eestikeelsest materjalist. See, mis see keskkond seal pakub, kuidas ta toetab õppimist ja kõike seda poolt, see tuleb järgmise sammuna, aga kõigepealt peab olema see sisu siis tarbitav, sest vastasel juhul see loob sellise keerukuse sinna juurde. Ja tegelikult sealt edasi on siis jah, vaja välja mõelda, et millise nii-öelda tegevuse või ülesande jaoks sa tahaksid tehnoloogiat leida. Tehnoloogiad lähevad on ju siinkohal kaheks, ühed on siis riistvara, ehk siis ongi meil kompaktrobotid või interaktiivsed tahvlid ja muud sarnased, ja teine pool on siis tarkvara, kus on digiõpimängud, videofilmi, videosisu, pildisisu, samamoodi ka helisisu ja nii edasi. Ja neid kogumikke on erinevaid. Enne kui ma jõuan nende kogumike ja näidete juurde ka, mida te saaksite ise täna edasi uurida ja edaspidi ka, siis ma natuke tahaksin rääkida sellest, et ikkagi millest koosneb see digipädevuse pool ja mis seal sees need väiksed tükid on, sest kui ma ütlen digipädevus, see tundub lai ja ta ongi tegelikult lai mõiste, sinna alla võib kuuluda natuke nagu kõike. Aga miks on oluline arendada neid oskuseid, siis olen juba sellest pikalt rääkinud ka, aga digipädevus jätkuvalt on üks võtmepädevustest. Ja kui nüüd jälle tulla korraks tehisintellekti juurde tagasi, siis tegelikult need, kes täna esimesse klassi lähevad, jõuavad teadmistega tööturule aastal 2045. Mina ennustamisega ei tegele, ma ei oska öelda, kuidas näeb välja tööturg 2045. aastal, küll aga ma olen väga veendunud ja samamoodi ütlevad ka uuringud, et tehnoloogiaga seotud oskused, tehisintellekti kasutamisega seotud oskused on üks põhiosa tuleviku tööoskustest. Ja ta ei ole enam eraldiseisev selline tükk oskuseid, vaid ta kuidagi ongi juba selles, kuidas me toimetame ja kõige selle sees. Ja seetõttu on oluline, et me seda kannaksime ka. Ja seetõttu need digipädevusmudelid meil on. Ja meil on erinevad iteratsioonid, me oleme Eestis arendanud neid juba siin ligi 20 aastat. Ja kõige värskem, ma panin siia lasteaia näite jällegi, kui te lähete digipädevus.ee, siis te saate, kui teie kuulajate seas on siin vanemate kooliastmete õpetajaid ka, saate piiluma minna, seal on kõik kenasti olemas. Ja jaguneb jah, siis 5 valdkonnaks: info- ja andmekirjaoskus, suhtluskoostöö digikeskkonnas, digisisu loomine, digiturvalisus ja probleemi lahendus. Ja need oskused on ära kirjeldatud siis 6-7-aastaste laste jaoks. Ehk siis see laps, kes sisuliselt on kohe lasteaia teekonda lõpetamas. Ma arvan, et ma neid kõiki ette lugema ei hakka, küll aga ma tooksin välja mõned põhilisemad, mis vahel ka tunduvad natuke keerukamad. Üks asi on infootsing, ehk siis tegelikult lasteaiaeal lasteaeda lõpetav laps peab olema suutlik kasutama otsisõnu, ehk siis ta trükib juba, kas on tahvelarvuti või telefonis või täitsa klaviatuuri peal, otsib enda nime, otsib enda küla, linna. Siis suhtlused ja koostöö digikeskkonnas on ennekõike seotud sellega, et nad oskavad abi otsida, nad oskavad helistada täiskasvanud inimesele, turvalisele inimesele, hädaabinumbrile ja nii edasi, aga teiselt poolt nad teavad ka neid häid tavasid, kuidas suhelda tehnoloogiaga.
et kas sellised ühiskonnanormid, et kui sa oled näiteks bussis, kas bussis on sobilik valju hääldega hakata telefoniga rääkima või kui lapsevanema telefonile helistab keegi võõras number, kas ma tohin vastu võtta seda telefoni ja kõik sellised lihtsad näiteid. Siis digisisu loomine, et ma enne mainisin, et lapsed on üldjuhul passiivsed, lasteealised lapsed, siis digisisu loomise juures on siis ülioluline oskus see, et nad oskavad ise juba fotosid teha, nad mõistavad seda, kuidas fotod tekivad üldse, ise videoklippe ja samamoodi, et kuidas sobib ja millist foto ja videosisu siis sobib luua. Sest et jällegi näiteid enda elust on väga tragid, sellised 6-7-aastased, kes teevad lapsevanema nutitelefonil videod, kus nad mängivad oma väikeste tegelastega ja see väga kiiresti jõuab YouTube üles, ilma et nad aru saaksid, see on imelihtsaks tehtud. Eriti kui on lapsevanema telefonis ära ühendatud näiteks YouTube ja kontod ja kõik, siis see jõuab sinna väga kiiresti. Aga üldjuhul lapsed ei tea neid ohte seal taga, kunagi ei tea, kui seal videos on natuke liiga palju infot või sisu ja see on hästi oluline. Ja lisaks siis jah, on ka robootikaseadmete pool ka, pluss siis autorlus, millest ma natuke rääkisin ka. Siis digiturvalisus, seotud jälle nii füüsilise ohuga ehk siis seadmega seotud füüsilise ohuga kui ka vaimse ohuga, et ei tekiks seda digisõltuvust, et ta ei jääks sinna liiga kauaks, et see tehnoloogia ei oleks lapse ainuke näiteks enese emotsiooni maandamise viis. Ja lisaks ka seda, et ei oleks isikliku info jagamist internetis. Mul on näide siis, kui ma ise veel lasteõpetaja olin, kus meil oli üks 7-aastane poiss, tal oli ema töötas politseis ja nad olid kodus omal reeglid võrdlemisi hästi kokku leppinud. Aga ühel hetkel me siis avastasime, et ta oligi filminud oma koduõue ja kuidas ta seal toimetas ja mida ta tegi erinevatel aastaaegadel ja tal oli antud siis õigus see YouTube üles panna. Aga ühtlasi oli ta siis filminudki siis oma kodust aadressid seal juures. Ja kuna ta konto oli siis lapsevanema nimega, siis tegelikult viidi väga kiiresti kokku kogu selle perekonna igasugune info, nagu mainisin, lapsevanem oli politseis töötas ja oli natuke keeruline olukord ja tahes-tahtmata see, mis internetti on jõudnud, see sinna interneti tihtipeale jääb ka. Ja viimane ja minu arvates on kõige olulisem valdkond digipädevuse juures on probleemilahendusoskus. Miks ma ütlen, et see on kõige olulisem? Igasugune tehnoloogia kasutamine saab alguse sellest, et meil on vaja mingisugust uut teadmist või mingisugust probleemi lahendada. Eriti uute tehnoloogiatega. Ma pean siin silmas, et ka meie nutiseadmed on täna ja robootikakomplektid on võimestatud tehisintellektiga, keelemudelitega. Siis aina rohkem tuleb aru saada sellest, et missugused need võimalused on, et need võimalused lähevad natuke kaugemale, kui esialgu võib-olla see tehnoloogia ette nägi. Ja kõige toredam punkt on see viimane punkt 5.4.1, ehk siis laps hindab ka iseenda digipädevust. Ta kasutab sellest näiteks pildilisi sümboleid, ta räägib sellest, ta jutustab, ta teeb iseendast sellise videoblogi, mis tahes, küll aga ta oskab anda hinnangut sellele, kuidas ta tunneb, et tal tehnoloogia kasutamine läheb. Ja olen seda teinud lasteealiste lastega, olen teinud esimeses ja teises kooliastmes ka, kus lapsed saavadki salvestada iseennast ja rääkida sellest, et tuleb päris põnev. Et kui kellelgi on huvi, siis ma kindlasti soovitan, on huvitav näha, kuidas lapsed mõtestavad seda, et mida ma nüüd oskan või ma ei oska. Või kuidas nad räägivad, et ma arvan, et ma kasutan seda tehnoloogiat liiga palju. Aga ma samal ajal arvan, et mul isa kasutab ka liiga palju. Et selline enese reflektsioon ja analüüs tuleb lastele väga lahedasti välja. Ja alushariduse puhul siis jah, digipädevus tegelikult on juba sõimerühmast ja see ei tähenda, et meil on seal parasjagu see tehnoloogia, aga igasugused arutelud ja mängud, kus me siis keskendumegi hoiakutele ja oskuste kujundamisele on hästi olulised. Hoiakute puhul on tehnoloogia kasutamisel ja valmisolekul tehnoloogia kasutada tegelikult hoiakud ongi kõige suurem meie murekoht, sest et oskused ja teadmised tehnoloogia valdkonnast arenevad meil tänases keskkonnas juba vaikimisi. Aga hoiakud, ehk siis kas mulle meeldib see mõte, et tehnoloogia on minu igapäevaelus või kas ma näen väärtust tehnoloogias, nõuab palju rohkem aega. Ja hoiakute kujundamine ja ümberkujundamine on väga keeruline protsess.
Ehk siis tegelikult jah, algab hoiakutest üldse enne, kui see tehnoloogia katsutavalt jõuab siis sinna rühma või klassiruumi või õppimisse. Jah, märguannet alusharidus ei ole kohustuslik, aga see tehnoloogia sealjuures on nüüd ära märgitud. Ehk siis ikkagi see meie ülesanne. Ja kui te digipädevusmudeleid vaatate ja võib-olla teie seas on neid, kes lähevad tagasi nüüd kolleegide juurde ja jagavad seda infot, siis see mudel on selline keskmine standard, sealt on alati võimalus võtta neid näiteid ja rakendada neid noortemate õppijatega, vanemate õppijatega, et puhtalt siis sellest lähtuvalt, kes on sinu nii-öelda publik, kes on sinu õppija täna. Digipädevuse veebis on veel õpilood ja need õpilood on siis samad meie Eesti õpetajate praktikute kogemused sellest, kuidas nemad ühel või teisel moel on tehnoloogiat kasutanud ja integreerinud oma õpetamisesse ja oma valdkonda. Kindlasti soovitan sinna piiluma minna, et eriti on need head näited sellel puhul, et ei pea hakkama ise võib-olla kohe jalgratast leiutama. Digiõppematerjale ja keskkondi ja tehnoloogiaid on täna väga-väga palju. Oluline on saada siis aru, mis on sulle omane, millise tehnoloogia kasutamine looks sulle kui õpetajale väärtust, aga teiselt poolt, et aitaks õppijatel siis õppida ka. Ehk siis seal on erinevate kooliastmete lasteaiale erinevaid õpilugusid, seal on ka tunnikavasi. Miks mitte võtta sealt mõnest tunnikavast ideed või täitsa võttagi tunnikava proovida oma õppijatega läbi viia, kui see temaatiliselt asjakohane on ja saate eduelamuse kätte, sest need õpilood ja tunnikavad, mis seal on pandud, on loodud, korduvalt katsetatud, me teame, et need töötavad ja need aitavad edasi. Ma panin siia lühidalt õpetaja digipädevusmudeli ka, ma sellel pikalt ei peatu, sest et see on kuidagi selline vaikimisi taustal, aga jah, et õpetaja digipädevus on oluline õppija digipädevuse arendamiseks, siis siin on mõtteid ka, aga jällegi, kui te digipädevuse veebis ringi toimetate, siis te leiate kindlasti häid mõtteid. Nii, ma pean vahepeal kellaga vaatama, ma võiksin siin tunde teiega veeta ja erinevaid mõtteid jagada. Siin on õpetaja digipädevusmudel löödud tükkideks ja ära kirjeldatud kõik valdkonnad, neid on siis 6 ja iga selle valdkonna juurde on ka pandud siis häid näiteid, et mida see siis tähendab. Mida tähendab digitehnoloogia rakendamine näiteks juhendamisel? Mida tähendab see ennastjuhtiva õppija juures hindamisel, samamoodi õppijate võimestamisel ja lõpuks ka õppija digipädevuse arendamisel? Ehk siis, kui tekib küsimusi, et tahaksin näiteks võttagi diferentseerimise, siis mida see tähendab digitehnoloogia kasutamise juures? Ja saab siit natukene siis ideid ja lahti mõtestada. Aga ma tahtsin näidata teile, ma panin siia 3 linki. Ei saa minna A-alpast mööda, sest et ta on meie oma ja eestikeelne ja hea materjal, aga panin siia 2 veel. Vaatan, kas ma ilusti ta hüppab ja näitab teile ka. Proovin. Nii, nüüd te peaksite nägema. Väga värskelt on valminud juhendmaterjalid. Ma kuidagi taustal eeldasin, et täna on hästi palju lasteõpetajaid siin. Te võite julgelt kohe chatis ja mulle märku anda ka, kui ma olen liike teinud ja siin on hoopis suur sakk kooliõpetajaid, et materjale mul jagada. Aga alushariduses, kuna see digitehnoloogia jõudis sinna väga värskelt õppekavasse, siis on valminud juhendmaterjal, kus sees on ära kirjeldatud siis, et kuidas see õpetaja teele võiks minna. Ja juhendmaterjalis on nii sellist teoreetilist taustinfot, õpikäsitlustest on juttu, aga ühtlasi on seal erinevaid näiteid erinevatest tehnoloogiatest, mida kasutada nii kirjanduse kui ka siis õppevara näol. Jah, nii et soovitan kindlasti uurida ja vaadata. Ja teine keskkond või teine materjal, mida ma jagan, ja siit leiavad tegelikult iga haridusastme pedagoogid endale materjale, on Progetigri veebilehekülg, mis on endas kokku kogunud tohutult paljud erinevate tehnoloogiate kasutamise juhendeid, näiteid, tunnikavasid, tegevuskavasid ja siin on tegelikult ära näidatud ka väga hästi, missugusele kooliastmele ta on, alusharidusest kuni kutsehariduseni.
ja neid on erinevat tüüpi tehnoloogiaid, on tarkvarasi, on robootikat, on sensoreid ja kõike muud. Aga ühtlasi siin alguses on sellist natukene lugemis- ja mahukamat materjali. Kui te olete juba toimetate koolis, siis ma soovitan vaadata informaatika digiõpikuid, sest seal sees on juhiseid ja tegevuskavasid ja tunde. Kui te olete lasteaias toimetate, siis on alusharidusele suunatud õppe- ja tegevustega robootikaseadmetega kogumik. Ja seal kogumikus on ka siis Eesti õpetajate poolt. Ma üldse ei imesta, kuna teid on siin 355, siis võib-olla mõni teist, kes siia sisu lõi, on ka kuulamas, aga on täitsa Eesti õpetajate poolt, praktikute poolt tehtud tegevusi ja tunnikavasid, mis on läbi katsetatud, läbi proovitud erinevas vanuses mudilastega ja me teame, et need töötavad. Ja siin sees on ka kenasti see, et kui on erinevad tehnoloogiad, ütleme, et sul on asutuses näiteks, ma ei tea, Bluebot, aga tegelikult on võimalik sedasama ülesannet ära lahendada Dashi ja Dotiga, siis need alternatiivid on ka sinna toodud, et see tehnoloogia ise ei piira selle tegevuse elluviimist, vaid siin on alternatiivid samamoodi ka. Nii. Hüppan kiirelt tagasi oma esituse sisse. Ootame, kas te näete õiget kohta. Nii. Jah. Ma arvan, et ma sain sellise kiirel vuristades ühe ringi peale, natuke teile mõtteid jagada. Ma hea meelega vastan küsimustele ja kui ma täna kõikidele küsimustele vastuseid ei jõua leida, siis ma hea meelega, nagu ma ütlesin ka alguses, arutan teiega edasi. Aitäh! Suur tänu sulle. Ma natukene vaatan nüüd neid küsimusi, mis meile on esitatud, aga mul on endal ka mõned teemad, mida korrakski tahaks puudutada. Ma pean ütlema ka seda, et kui meie Alpat alustasime, siis meil oli ka see teaduskoostöö väga oluline aspekt ja Linda ja Helene oli üks nendest vähestest, kes kohe alguses lasid meid natukene jutule, et kuidas seda Alpat kujundada, et me oleme siiamaani väga-väga tänulikud. Aga küsimustest rääkides, minul on tegelikult üks selline küsimus sulle. Sa mainisid Siirit, on ju, ja mis sina arvad, palju on olnud meedias juttu sellest, et kogu interaktsioon tehnoloogiaga muutub verbaalseks? Kas sa usud sellesse, et ühel hetkel ega väga enam ei trükitagi klaviatuuril, vaid see suhtlus on nii täiskasvanutel kui lastel verbaalne tehnoloogiaga? Mis sina arvad? Ma arvan, et praegu vaadates, mil moel arendatakse erinevaid tehnoloogiaid, siis see tundub täitsa tõenäoline. Aga seal on nagu erinevaid nüansse, et kui me vaatame noorte valmisolekut tegelikult, näiteks kas või hästi lihtsalt helistada või suhelda, siis teise inimesega nad seda mugavalt ei tee. Nad tunnevadki häbi, nad hea meelega trükivad. Kui neil on see tunne, et see teisel pool päris inimest ei ole, kes võib talle hinnangut anda, siis nad teevad seda meelsamini. Ehk siis ka see, miks on, nagu sa ütled, et on verbaalseks muutunud. Ma arvan, et kui me laseksime selle praegu lihtsalt minna, siis täitsa vabalt nii võib juhtuda. Aga on ülimalt oluline, et ilmselt seda ei juhtuks, sellepärast et kui üks võtmepädevustest on digipädevus, siis tegelikult seal kõrval on ka kirjaoskuspädevus on üks võtmepädevusest. Ja sellest on hästi palju meedias juttu, et käekirjad muutuvad koledamaks ja me ei oska enam käsikirjas esseisi ja referaate teha ja nii edasi. Et jah, kui me laseme selle lihtsalt minna, siis ma olen veendunud, et see võib täitsa nii juhtuda, et me muutume nii mugavaks, et me lihtsalt tehnoloogiaga vestleme ja saame sealt kiirelt vastused. Oleme oma nii-öelda sellise dopamiini eduelamuse kätte saanud, kõik, mul rohkem ei ole vaja. Ja siis need teised oskused lähevad. Aga samas ma kahtlustan, et haridussüsteem ja kogu selline ühiskondlik vaade selle, me lihtsalt ei luba selle juhtuda nii lihtsalt. Ja. Mina tahaksin ka loota, mina olen selline vanakooli inimene, mulle meeldib täiesti paberile kirjutada pastapliiatsiga. Mina ka. Et ma loodan, et see jätkub, sest see on ka aju arengule väga hea. Aga ma vaatan, et siin chatis väga palju pööratakse tähelepanu ka sellele, et lapsed istuvad õhtuti pärast kooli, pärast lasteaeda liiga palju nutiseadmetes.
igati nõustun, aga küsin ka sellise kavala küsimuse, mis on olulisem, kas see aeg või sisu Sisu. sinu hinnangul? Sisu. Jah, mina olen samamoodi väga nõus. Aga Ja jah. Mhm. ma lihtsalt mõtlen selle peale, et noh, ja nagu ma ütlesin, ma ei ole nagu keelamise meelt, sest et mulle tundub, et see keelamine ei ole seotud sellega, ühesõnaga, kui me hakkame midagi keelama, siis me ei mõtle tegelikult kõigepealt sellele tarbija heaolule, ükskõik, kas see on täiskasvanud või lapstarbija, vaid see keelamine tuleb jah sealt kohast, et mul puudub kontroll, on lihtsam öelda ei, kui hakata uurima, et mis siis võimalused on ju. Ehk siis ma ei ole keelamise meelt, aga mida ma olen nii iseenda peal ära katsetanud, kui kolleegidega oleme teinud katseid ja lastega olen uurinud, siis ei ole palju vaja selleks, et A areneks sinu digipädevus, B sa saaksid endale selle dopamiini või selle rahulduse, et sa oled tehnoloogiat kasutanud. Me räägime tegelikult kooliealisest lapsest, esimese, teise kooliastme mudilane, tund aega päevas ja tegelikult on ta oskuseid saab omandada selle aja jooksul, ta saab ennast maha laadida, näiteks kui tal ongi koolipäev, saab korra hinge tõmmata, ta saab teha seda, mis talle endale on lõbus ja huvitav ja rohkem ei olegi vaja, tund aega on täiesti piisav. Samamoodi on täiskasvanud inimestega. Tegime hiljuti väikse eksperimendi kolleegidega, kõik on hariduse valdkonna teadlased, kui me avastasime, kui palju me veedame oma nutiseadmetes aega, sa kasutad seda päevas tund aega selleks, et on see siis Instagram, TikTok, Facebook, kus iganes sa parasjagu scrollid kõige veelsamini. Ja kas jääb mingi sisu tarbimata, sest me avastasime, et meie algoritmid on kõigil ühesugused. 2 nädalat tegime, saime teada, et ei, see on kõik täpselt sama. Info saame täpselt samaväärselt kätte, saame rõõmu tunda ja nalja jagada täpselt samaväärselt. Sul ei ole vaja selleks 5 tundi, sellest 1 tunnist oli täpselt piisav. Nii et jah, selle tehnoloogia, või noh, siin me räägime ekraaniseadmetest, selle kasutamise aega tuleb piirata, mitte ainult lastes, ka täiskasvanud peavad seda piirama. Aga tegelikkuses meil ei olegi seda liialt palju vaja ka. Just. Ja mina tahan alati mõelda ka kuidagi läbi selle nurga, et see sisu on oluline ka sellepärast, et kas see 5 minutit vägivaldset sisu YouTube'ist või 20 minutit rahulikku emakeelset õppemängu on tegelikult palju olulisem ikkagi see sisu valik. Ja. Mul on näide täitsa, kui ise lasteaias olin, kui kiiresti on võimalik käitumismustreid muuta. Kui ma lasteaeda tööle jõudsin, siis mul oli seal juba 5-6-aastaste rühm, ehk ma ei saanud endale päris mudilasi, mul olid juba sellised küpsed lasteaialapsed. Ja ühel poisil prooviti mulle nagu selgeks teha, et tal on hästi suured käitumisraskused. Ma ei olnud selles veendunud, ma olin ka muidugi väga noor õpetaja sellel hetkel, aga mulle tundus, et seal oli nagu see, milliseid rollimänge ta mängis, olid väga selgelt mõjutatud sellest, mida ta kodus tarbis, mis sisu ta tarbis. Ja siis läks üks hetk natuke võib-olla asi juba keeruliseks, et tuleks eripedagoogia ja kõike muud hakata kaasama ja see tundub võib-olla natuke nagu selle lihtsam jälle minust, aga ma ütlesin sellele lapsevanemale, et lepime lihtsalt kokku, et praegu YouTube'i me ei vaata. Või andsin 2 multikat, mida vaadata siis YouTube'ist, kui on see moment. Ja see oli vist 2-3 nädalaga, kui seal poisi rollimängud muutusid. Ta oli nii ära juba nagu tuunitud, võiks öelda, selle sisu poolt, mida ta nägi ja mida ta tarbis, et ta ei teadnudki paremini. Aga ja kuna see oli päris pikalt kestnud, siis ta oli ka tegelikult juba rühmast tõrjutud, sest et teised lapsed ei tarbinud seda sisu, nad ei osanud temaga kaasa mängida, need mängud muutusid vägivaldseks. Aga ei olnud vaja isegi kuu aega, kui ta oli tegelikult oma käitumismustrid muutunud. Aga ta oli pisikene, mida väiksem ja noorem inimene, seda plastilisem on ju tema aju. Täiskasvanu eas on see ja mida vanem õppija, seda keerulisemaks see muutub. No, see on väga tore näide, väga inspireeriv, et tegelikult on kõik ikkagi võimalik ja neid mustreid on võimalik muuta, aga väga huvitav, et nii kiiresti. Ma küsin ka sellise natukene provokatiivse küsimuse su käest ka, et mulle tundub, et vaadates neid küsimusi, mis on tekkinud, kuidas sulle tundub, kas Eestis ei ole õpetajatele ja haridusasutustele pandud natukene liiga palju vastutust õlgadele? Et kus on nagu see osa, mida peaks tegema ära kodu ja võib-olla peaks vanemaid harima ja kuidas sina sellesse suhtud? See on hea küsimus ja need kuulajad, kes meid tunnevad, teavad, et ma nagu ütlen kohe välja ka, mis ma mõtlen. Ma arvan, et vanemaharidus on meil Eestis
kui mitte olematu, siis väga-väga nullilähedane. Ma olen nõus, ühele haridusasutusele ja sellele õpetajale seal sees on pandud väga suur vastutus. Vähe sellest, et sa pead kõigepealt iseenda arendamisega regulaarselt tegelema, siis viima õppijatele teadmised, oskused, hoiakud, tegema temast täisväärtusliku ühiskonnaliikme, ükskõik kui vana ta seal sees on. Ja siis lisaks sellele ka koolitama mingil ilmseletamatul põhjusel lapsevanemat, kus ma tahaksin öelda, et lapsevanem on täiskasvanud õppija. Ma ei ole veendunud, et kõik meie haridustöötajad on täiskasvanu haridust või andragoogikat kuskil vahepeal juurde õppinud. See on täitsa omamoodi koletis, mida ja keda õpetada. Et on küll suur vastutus, aga teisalt, kui ma ütlengi, et vanemaharidus on meil madal ja me, ise ülikooli poolt ma tean, et me proovime ja pingutame ja need organisatsioonid, mis teevad seda tööd, on tohutult tänuväärne, aga see on nii väike hulk ja nii väheste vanemate juurde jõuame, siis olen ma veendunud selles, et meie haridustöötaja ongi kõige suurem ekspert, et teha vanemaharidust. Sest et siin külje peal ma vaatasin palju küsimusi ka, et vanemad tahavad endale rohkem aega ja siis suunatakse see mudilane sinna nutiseadmetesse. See on jällegi see koht, lapsevanem ei tea, mida ta seal tarbib, ta ilmselt ei jälgi ka, aga kui õpetaja võtab selle ülesande, et seda sisu pakkuda, et jah, me teame, et te kodus seda nutiseadet kasutage, minge proovige seda keskkonda või teist keskkonda või vaadake seda YouTube'i sisu või mis iganes, et siis seda teadlikumaks muutub laps ja seeläbi siis ka lapsevanem seal juures. Aga jah, on küll natuke palju meie õpetajate õlgadele pandud. Ma olen igati nõus nii lapsevanemana kui ka siis inimesena, kes töötab haridustehnoloogia sektoris. Nii, meil küsimusi on väga palju. Me käime pärast natukene läbi ka, et kas midagi jäi täiesti vastamata, et küsiti siin ka selle kohta, et kuidas saada haridusasutustesse nutiseadmeid juurde. Meil on olnud väga head projektid, küll aga ma saan aru, et on natukene muutuseid selles osas. Ma vaatan ka, kaevan natukene, et kas on mingit infot, mida jagada. Siis sotsiaalne eksperiment, kuidas saada osalemistunnistus. Nii, kui keegi veel ei ole pannud ennast kirja, siis vajutasin enter. Siin on Formsi link ja palun pange ennast sinna kirja. Aga kuna küsiti ka alfa kohta ja meil on täiesti viimased minutid siin, siis ma kindlasti soovitan seda, et võib-olla ma näitan tegelikult väga lihtsalt 2 minutit korraks slaide alfa kohta ka. Siin on kindlasti väga palju neid, kellele alfa on juba väga tuttav ja ei vaja täpsemat infot selle kohta. Küll aga võib-olla tõesti on meil mõni, kelle jaoks alfa on täiesti uus teadmine. Ma pikemalt teid kinni ei taha hoida, seepärast ma näitan võib-olla siit ainult põgusalt midagi. Nii nagu alguses mainisin, mina olen siis Alfa Kidsi kaasasutaja tegevjuht ja ka nüüd vaatan Linda Helenele alt üles, sest ka ise olen doktorant ja loodan kaitsta õige pea ka enda doktoritööd. Ja ma olen Euroopa Komisjoni määratud digihariduse saadik Eestis. Nii et selline digihariduse võrgustiku küsimused käivad üsna tihti läbi minu ja olen ka siis EdTech Estonia asutajaliige, mis on siis haridustehnoloogia ettevõtete võrgustik meil Eestis. Ja küsiti, et miks Alfa käib siit mitu korda läbi, aga mis Alfa puhul on eriline. Et me lõime Alfa nüüd juba 7 aastat tagasi, alustades täiesti isiklikust vajadusest, et oma lastele emakeelset sisu pakkuda. Ja tegelikult ongi väga vähe sellist sisu, mis oleks siis lastele emakeelne, hariduslik ja ajakohane, mis on siin ka täna väga mitu korda läbi käinud. Ja Alfa digiõppemängud on siis vanusele, peamiselt lastele vanuses 3–8. See on selline harjutuste platvorm, kus on üle 100 minimängu, et igati julgustan vaatama. Mängud on seotud siis alushariduse esimese kooliastme õppekavaga. Nüüd, kes on need kuulajad siin õpetajate seas, kes tegelevad vanemate lastega, et siis seal võib-olla teie jaoks ei ole nii palju huvitavat sisu, aga just noorematele on. Ja siin sai mainitud ka, et loodud ametlikult koos õpetajate ja teadlastega ja Linda Helene oli üks nendest, kes alguses oli nõus meid jutule võtma päris kaua aega tagasi, et siiamaani oleme väga tänulikud. Aga jah, Alfas on siis lisaks õppeharjutustele, sellistele digiõppemängudele ka õpianalüütika ja soovitussüsteem, et saab jälgida lapse arengut ja lisaks eesti keelele veel 14 keeles siis on Alfa
ja üle 500 haridusasutuse siis Baltikumis kasutavad Alpat õppetöö rikastamiseks. Mis Alpas on erilist, ongi kindlasti see lokaliseerimise aspekt, nagu Linda mainis siin ka, et tegelikult võiks alustada just siis emakeelsest sisust ja meie lokaliseerime sisu nii, et Eestis on Eesti linnud, lilled, eesti keel, Ukrainas ukraina keel, Ukraina linnud, lilled ja kõik muu, et oleks lastele siis võimalik väga hästi teha, siis luua seoseid ja kes soovivad katsetada, keegi siin ütles ka, et aga Alpa on tasuline ja siis pered jäävad ilma. Alpas on üsna suur hulk ka tasuta mänge, et julgelt võib soovitada lapsevanematele, kus on juba näha, et kuidagi kisub sinna Minecrafti ja Robloksi poole liiga vara, et siis see meie missioon on just pakkudagi sellist võimalikult rahulikku, hariduslikku emakeelset sisu, et ei oleks siis lapsele liiga ülestimuleeriv, et on selline väike ekraani kogemuse amps ja hariduslik, aga et see ei oleks siis lapse ajule liiga kirju. Ja siin on pandud siis QR-kood ka, siit te võite seda kasutada, saadame slaidid ka, võite kasutada ja tasuta alla laadida ja korra piiluda, mis Alpas leida on ja kõik haridusasutused, kes ei ole veel katsetanud, et siis tegelikult kuu aega kodulehel meil saate, siin on kodulehe aadress ka, saate seal ennast registreerida ja kuu aega täiesti tasuta kogu asutuses katsetada ja hinnastuse poolest siis kogu asutusele, nii et vahet ei ole, mitu last asutuses on, neid võib olla seal väga palju, siis hinnad algavad alates 228 eurot pluss käibemaks kogu aasta peale, kogu asutuse, kõigi laste jaoks, et ikkagi üritame teha nii, et kellelgi ei jääks siis raha taha see, et saaks eestikeelset sisu kasutada. Aga ma ei taha teid kauem kinni pidada, sest et tegelikult on juba kell väga kiiresti saanud 3 ja lihtsalt mõned praktilised asjad. Osalemistunnistus, see link on kenasti chatis. Slaidid, Linda, ma usun, et me võime slaide jagada ka, eks? Ja, muidugi küsiti ka juba, jagan Jah, kõigiga. super, et sa võid saata mulle ja ma saadan siis kõigile, kes registreerusid ja saadame siis ka selle salvestuse ka ja vaatame üle küsimused, võib-olla, et kui seal jäi midagi täiesti vastamata, et siis me korraks arutame omavahel, et siis võib-olla me saame kirjalikult ka veel mõnele küsimusele vastata ja kindlasti soovitame jälgida meie teisi seminare ka, sest kindlasti on veel väga palju põnevaid teemasid tulemas, et üldiselt me üritame siin korra kvartalis seminare korraldada. Vahel õnnestub tihemini, vahel mitte nii tihti, aga saate siis kuulata ka järgmiseid teemasid, nii et hoiame teid kursis, kui uued põnevad teemad tulevad, et olete alati oodatud. Ja minu poolt suur-suur tänu Linda Helenale ja kõikidele, kes kuulama tulid ja suur tänu meie haridustöötajatele, kellel mina tunnen ka, et vahel väga raske koorem on kanda, aga oleme kõik uhked, et seda tööd teete. Et aitäh teile kõigile ja ilusat nädalavahetust ja toredat lähenevat sõbrapäeva.